hommikust, pühapäeva hommik, 1. detsember ja ühtlasi ka 1. advent, nii et ilusat advendiaja algust. Ma alustan siit uut vlogi, vaatame, mis uus nädal toob. Praegu ma lähen hüppan kiirelt poest läbi ja siis ma lähen ühe toreda naiste grupiga kokku sööma ja selline tore naistekas päev tuleb. See on väga pime või? Nii on ka naljakas ja ühesõnaga lähen toredate naistega kokku saama ja head sööki sööma ja nii edasi. Nii et ma vaatan, kas ja kui palju ma täna filmin, aga alustame siit uut vlogi. Aitäh, et sa oled mu eelmiseid vlogi vaadanud. Kui sa neid veel ei ole vaadanud, siis alati on sul võimalus tagasi minna. Kui sulle vähegi need videod huvi pakuvad, palun pane subscribe nupuke ka. Klikk sinna, sest siis see ka toetab mind, aga muidu lähme alustame selle vlogiga ja tule muga jälle kaasa. Ma jõudsin siia sõbranna juurde, kust me edasi sõidame, aga ta tõi mulle sünnipäeva kingituse. Vaata, mis siin sees on. Ma ei oodanud üldse, aga midagi sööda võtta. Oota. Need on kondoomid. Ja see on väga selle sõbrannagi. Aga kulub ära. Aga ma ei tea, võib-olla see on TMI, aga ma ütlen ikka, et kuna lipodeem on seotud hormonaalsete muutustega ja nii edasi ja kunagi ma ju teismelisena võtsin pille ja ma ise arvan, et see kõik trigerdas seda lipodeemi värki ka, siis ma ei julge enam midagi hormonaalset ja mingeid spiraale mitte midagi kasutada, nii et hunnik on toome kulub ära. Üle. Okei, me nüüd hakkame sõitma sinna järgmisesse kohta. Ma nüüd kolin teise autosse ja me sõidame linnast välja. Pühapäeva õhtu on nüüd kätte jõudnud. Aelen siin diivanil, sest ma masseerisin oma jalgu. Mul on see vannimatt, on ju. Ja kuna mul on siin, ma kohe näitan teile, aga mul on siin jala peal üks siuke kõvem koht, siis Kadri, mu lümfiterapeut, soovitas, et sellega nagu lihtsalt õhtuti natuke aega ja igatpidi seda mustrit siia ja läheb pehmemaks küll. Nii et näitan teile korraks oma jalgu siis. Nii, see kõva koht, siit on nüüd natuke need triibud läheb pime on veits, on ju, ma ei tea. Ühesõnaga, siin on siuke nagu kõvem koht, selline nagu muhklik. See vist on mingi lümfiteema, et natuke ikkagi on nagu pihta saanud või midagi. Kadri ilmselt oskab paremini seletada, aga jah, siuke kõvem koht, aga ta läheb nagu ikkagi pehmeks siin selle. Aga jah, kuidagi sellised nagu tunnen, nagu natuke naljakas tunnen. Aga jalad muidu paranevad hästi. Sorry, pime on tegelikult, aga ma viitsi lampi minna põlema. Muidu on jalad tublid, paranevad. Sinikaid põhimõtteliselt pole üldse. Siin on see siuke sinisem koht on mul juba esimesest topist. See discoloration pidi olema üsna tavaline. Ja võtabki aega. Siit natuke ka, aga tore on jalgu niimoodi näidata, on ju. Aga muidu on nagu ainult need haavakohad. Ja vaadake seda lihtsalt nagu, ma vaatan, kas ma leian siia näiteks mingi pildi või klipi, millised jalad enne olid. Aga lihtsalt siin on nagu konkreetselt kõva lihas. Ma pole nagu lapsepõlvest alates tundnud, nii et see on minu jaoks endiselt väga amazing. Ja kui opid saavad tehtud ja ma olen paranenud ja ma saan hakata trenni tegema, siis ma saan nagu päriselt seda lihast treenida.
ja ma saan päriselt siis seda lihast arendada, et enne kui kõik see suur lipodemi rasvakiht seal peal oli, siis noh, põhimõtteliselt ta lihtsalt paisutas jalga, aga ta ju mingit suurt lihast sinna välja ei koorunud. Aga nüüd ma saan siis ühel hetkel nagu päriselt seda jalalihast seal treenida. Ma olen väga elevil, väga lahe. Hästi siuke imelik tunne, mida kirjeldada, aga ma olen väga elevil. Vot, kell on 10, nii et ega siin väga palju uneajani polegi enam. Vaatan erinevaid vlooge YouTube'ist ka, nüüd hakkab vlogmas, mis tähendab, et YouTube'is on palju vaadata. Mina vlogmassi kindlasti ei tee, aga ma püüan ikka nädalas ühe video üles saada, sest mulle tõesti kuidagi hakkas meeldima, mul tekkis mingisugune flow, kuidas seda teha ja ma loodan, et teile ka meeldib. Kena nädala algus käisin hambaarsti juures seda juureravi jätkamas. See sai nüüd tehtud jälle 212 €. Nii et kokku siis 424 €. See üks hammas. Ütleme nii, et rets. Aga vähemalt on see praegu tehtud. Räägin nagu, on see suu on tuim. 20. jaanuar on uus aeg, et üks siuke SOS hammas on veel. Kõige tagumine alumine. Ja siis ta pani mind järjekorda juureravi arstile, et seda esihammast. Teie kindlasti ei märka nii väga, aga mul see üks esihammas on täitsa teist värvi. Tõenäoliselt mingi lapsepõlve trauma tulemusena, et see juur on seal nagu kutu. Ühesõnaga, et lähen kõigepealt konsultatsioonile, et mida sellega teha ja kuidas teha ja mis see kõige parem variant on. Vot. Nagu hambaravi ei olnud mu nagu järgmiste kuude agendas üldse, aga no mis sa teed, ega siin ei ole varianti. Selles mõttes, et jah, peab kuidagi hakkama saama. Aga nüüd ma võtsin valukad sisse. Vaatan, kas ma jaksan huul ei üldse liigu. Võtsin valuka sisse juba kohe. Vaatan, kas ma jaksan poes käia. Ja siis ma lähen koju magama seda tuimestust välja. Õnneks ma saan seda teha. Aga jah. Nüüd on vähemalt see juureravi tehtud. Kartsin, et täna läheb isegi rohkem, aga nii et see 212 tundus täna lausa vähe. Anyway, detsember. Yay! Ma käisin toidupoes ja ma lihtsalt nagu, ma ei tea, nutt tuleb peale lihtsalt. Kõik on nii kallis. Mul läks 52 €. Seal hulgas oli küll vetsupaber ja Berdi söök, aga still, ma näitan, kui vähe asju ma sain selle raha eest. Vaatasin mingi kanaliha, kanafileed, mingi täiesti ulme summad, lihtsalt mingi, nagu kõik on nii kallis. Ma saan aru, see ei ole kellelegi uudis, aga lihtsalt nagu kõik läheb ju veel kallimaks uuest aastast ja nagu scary. Eriti kui sa tahad nagu teha mingeid valikuid poes, nagu jah, tahad valida midagi nagu tervisele paremat. Ma ostsin gluteenivabad tortillad, me teeme räppe, nüüd suuri gluteenivabasid ei olnud. See on neid ülejäänud peres tavalisi. Mingi salatisegu, banaani, broileri rinnafilee sisetükk, see oli soodsam, sooduses, paprika räppide vahele, delikatess hakliha. Haklihaga on ka selline asi. Kui ma osalesin kevadel selle City toitumisprogrammis, siis me õppisime seal, eks ole, koostiseid lugema ja ma võib-olla soovitan teil ka, et vaadake eriti haklihade koostistes. See konkreetne delikatess hakliha on 50% sealiha ja 50% veiseliha ja rasvasisaldus on alla 8%, ehk siis põhimõtteliselt nagu kõige parem hakliha. Võib-olla seal mingisugusel, mis see
matsimoka või, võib-olla mõnel on veel, aga noh, selline igast poest saadav on see. Muidu ma ostsin varasemalt alati veisehakliha, sest ma mõtlesin, et veis on parem ja nii. Aga jah, et siin ongi ainult nagu liha sees, pluss rasvasisaldus on nagu madal hakliha kohta. Ja nüüd sellega ongi see, et nagu, kui ma tahan teha poes valikuid, ma tahan seda hakliha osta, sellepärast, et ma tahan oma tervise eest hoolitseda, on ju, siis see väike pakk on ju üle 3 euro ja tegelikult meile tervele perele sellest ühest pakist 1 toidukorraks nagu väga ei piisa. Ja siis sa oledki nagu mingi, aga ma ei jaksa, nagu ma ei raatsi 2 pakki korraga osta ja nii edasi. Eks inimesed on kindlasti osavamad mõned, kes oskavad planeerida paremini ja ma ei tea, mingid allaütlusi jälgida ja nii, aga nagu söögi tegemine minu jaoks on ju väga suur struggle. Ühesõnaga, ma ei tea, ma tulin lihtsalt hädaldama, et kõik on nii kallis. Aga jah, muide, ma olen uuesti seal ITI toitumisprogrammis, mitte sellepärast, et nagu kevadel või nagu, et mul otseselt oleks vaja olnud, aga ma samas tundsin, et ma tahaks olla selles keskkonnas, olla selles kuidagi selles vaibis sees, et see toidu osa oleks jälle selline kuidagi lihtne, et mulle hullult meeldib see ITI toitumisprogramm ja ITI lahkelt lubas mulle seekord ka kambas olla, nii et mul on seal ka kambas, aga mul jäi toidupott pooleli. Laktoosivaba keefir, seda ma joon ise. Lapsed joovad ka keefirit, on ju, aga siis me joome laktoosivaba ja piima lastele ja Jandrile kohvi peale. Üks tomatid, hapukapsas. Täiega fänn on hapukapsas, hapendatud toit üldse, kõhule hästi hea, eks ole. Võtsin selle, mis oli kõige odavam. Ja siis lastele viimasel hullult maitseb see kurk. Nii et ma võtsin kurki ja räpi vahele võtsin seda salatikurki ka. Kindlasti saaks sootsamalt, aga ja lastele uued on paljad. Ehk siis nagu saate aru, nagu, kui vähe siin asju on ju. Ma maksin nii palju. Mul oli plaan minna varuda nagu nädalaks ikkagi rohkem kraami, aga mul tuli nii suur masendus peale kõigest, et ma ei suutnud, mul pea nagu lihtsalt blokis ära, ma ei suutnud mõelda, et mida veel kõike oleks vaja ülejäänud nädalaks ja nii. Aga seda küll, et see ITI programm on õpetanud mulle palju lihtsamalt toite kokku panema, et ma lihtsalt jälgin, et mul on mingisugune süsivesikoelikas. Nüüd ma ise jälgin, et see oleks on ju, ma ei tea, gluteenivaba. Ma ei söö tavalist pastat, vaid ma söön gluteenivaba pastat või siis, ma ei tea, tatar, riis. See sama, see on süsivesik. Mul oleks valguallikas. Siit tuleb veits rasva ka, on ju. Häid rasvu ja siis, et mul oleks palju panna kõrvale sükest värsket kraami. Ja. Tšau! Kolmapäeva vahepeal kätte jõudnud. Eile ma ei filminud mitte midagi. Ma küll kaunistasin veits tuba ja koristasin, aga kuna ma nägin ise suht siuke kodutu välja, siis ma ei tundnud, et ma oleks tahtnud midagi filmida. Aga me oleme jõudnud jah kolmapäeva. Lapsed on kodus. Sest ma ei tea, mõlemad veits köhivad. Meie midagi hullu, aga pigem ma hoian see nädal kodus, sest järgmisest nädalast hakkavad igast jõulupeod ja asjad, et siis nad on selleks ajaks terved. Filmisin siin vannitoas ühtedele toodetele, proovisin nagu katsetamiseks mingit videot teha, nii et kõik ujub siin. Aga samas täiega meeldib, sest täna on päike väljas ja kohe tekib nagu tahtmine midagi teha. Aga ega muud ei olegi suht kodune elu. Ma nüüd käisin pesemas, panen ennast riidesse, teen inimeseks ja õhtupoole ma saan sõbrannaga kokku. Ja muud ei olegi. Ma elan väga igavat elu. Ma mõtlen, et mida ma pole rääkinud, jalad elavad väga hästi, kõik paraneb, kõik on hästi. Homme mul on lümfiteraapia, siis Kadri ka veel vaatab üle ja ütleb, mis tema arvab. Aga muidu ma tunnen ennast väga hästi, kõik on nagu okei. Nii et jah, siin keegi mulle Instas kirjutas, et ma võiks ka vlogmassi teha ja siis mõtlesin ka, et ma nagu siin kodus elan ikkagi pigem väga igavat elu.
et iga päev midagi nagu kindlat filmida, te lihtsalt sureks igavusse ära. Aga olgu, ma panen ennast nüüd valmis ja siis vaatame, mis see päevaga edasi saab. Niikaua kui need kärnad on peal, ei tohi jalgu raseerida, nii et mul on väga kaunis talvekarv. Ma nüüd kreemitan jalgu, kõigepealt ma panen padjaga, mis on siis põhimõtteliselt nende sinikate asjade, kuigi mul väga enam ei ole, siis ma siia sinakamatele kohtadele seda ikkagi natuke panen. Siia alla. Ja siis lihtsalt üks hea rasvane kreem, millega jalgu kreemitada, sellepärast et kompressioonid väga kuivatavad jalgu. Ja kui kompressioonid ära võtta, siis nagu näed, see valge kiht tuleb sealt välja. Lastetuba ja siin on segadus, aga siin on me peegel. Mõtlesin, et ma üritan näidata. Ikkagi vahe on näha selles mõttes, et siit on ikka nii halvasti näha. Jah, ühesõnaga, it is what it is. On laupäev, Päkapikud tõid esimesel advendil meile teatripiletid. Me lähme lastega teatrisse Habemete jõuluvana etendust vaatama. Siin on pühapäev, teine advent ja me tulime kuuske valima. Emme on ka kaasas ja Jander saeb emmele kuuse. Mina ei ole veel valinud ja otsustanud. Ma üritangi lükata teda. Mina ei ole veel valinud kuuske. Mina tahan ilusat, kõrget, tihedat kuuske. Aga ma väga valin. Aga me oleme siin juba vist äkki 4. aastat kuuske valimas. Nii et meile see koht väga sobib. Nii et Johannese kuused Läänemaal. Oot, ma nüüd üritan valida meile ka kuuse välja. Meie kuusk sai ka valitud läbi suure häda. Selline ilus kuuseke. Meie kuusk! Saetud! Lähme viime kuused auto juurde. Mul on ainult väga suur nohu. Tahad kohe siit saagida need otse ära või? Tegelikult vahet ei ole vist. No need talumised. Lihtsalt talumine ring. Jah. See, ta ei lähe sinna jala sisse ka nagunii ju. Muidu. Kuivand. Su muljed on esimest korda käisid kaasas meiega niimoodi. See on nagu veits siuke petuvärk, et nagu lähed metsa kuuske tooma, aga mets on selline, kus kuused on reas ja ei pea mitte. Aga ikkagi võtab aega, ikkagi peab valima, keeruline on. Siit on pahasti ja see oks ei ole hästi. Aga tore koht on. On ju jäänete? Me oleme emmega jõudnud, linna, me oleme kinno. Mida me oleme vaatama? Andre Reu jõulukontserdifilmi. Jõulukontserdifilmi. Me kõnnime natuke Rotermannis ja siin on ilus. Ja siis me oleme kinno. Mina oma tatise ninaga, aga Ovel. Aga siin on mõnus. Pärast pimedas, kui kõnnime, siis on veel ilusam. Ka ilus kuusk. Pühapäeva õhtu. Ja ma olen ikka nüüd täitsa haige. Mul on nüüd palavik ja ikka väga niru on olla. Või kell on ikka nagu õhtu või 11 või midagi. Mul oli tegelikult terve nädalavahetus kehv, aga kuna meil oli nii palju toredaid plaane, siis ma lihtsalt proovisin ignoreerida seda.
aga nüüd mul on palavik, nii et ilmselt see ei olnud väga tark tegu. Tegelikult ei tulnud nüüd kaamera ette köhima, ainult silmadest on näha. Ühesõnaga, ma olen haige ja that's it. See vlog tuli väga random. Aga ma ei taha siin uploadimises väga pikka pausi jätta jälle, sest muidu see harjumus kaob ära ja nüüd see lõpp. Ja kuna päris mitu uut inimest on tulnud läbi YouTube'i minu Instagrami, ehk siis nagu YouTube on soovitanud mu videosid ja inimesed on minu jõudnud, siis mulle tundub, et YouTube on ka tore platvorm, kus tegutseda. Aga ma ei saa rääkida, sest ma nii hakkan käima. Toredat uut nädalat teile. Ja näeme siis, kui mul on parem olla. Tšau!